Tere! Meil on siin täna kaasas peegelkaamera Pentax K30 ja see kaamera on erinev selle poolest, et võrreldes teiste sama klassi peegelkaameratega ja võib-olla isegi nõks kõrgematega on tal väga palju omadusi, mida neil ei ole. Näiteks on võimalik selle kaameraga kadreeringut korrigeerida, ilma et me liigutaksime statiivi või statiivi pead või kaamerat ennast, vaid nihutame sensorit. Näiteks praeguses situatsioonis oleme üritanud siin pildistada ühte hoonet, arhitektuurivõtet, kus on eriti oluline, et oleks kõik ilusti jooned oleks paigas ja oleks paralleelsed, aga teadupärast kuulpea ei oleks kõige täpsem kadreerimise pea. Ja siin aitabki meid välja see samane võimalus, see sensori nihutamise võimalus. Ehk siis ilma, et me hakkaksime siin kruttima, hakkame me tegelikult seda kadreeringut paika panema sensori abil. Nagu näha, oleme oma kaadri enam-vähem paika saanud, aga mitte päris selliselt, nagu tahame. Tahaksime, et see aken siin oleks täpselt keskel, praegu on ta kaadri paremal pool nihkunud ja samamoodi horisontaaljoone järgi näeme, et see on ka veidi viltu. Selleks, et nüüd seda muuta ja korrigeerida, oleme siin kaamera küljeval oleva FX nupu ümber programmeerinud, ta viib meid täpselt õigesse seadistusses ja nüüd me saamegi kompositsiooni muuta. Et proovime kõigepealt kaadrit natukene õiges suunas kallutada. Nii, kui me nüüd nihutame ka seda kaadrit, vaatame, nii peaks olema okei. Kinnitame valiku ja me näeme, et aken on meil täpselt keskel ja ka see horisontaaljoon jookseb enam keskel justi. Ja nõnda tegelikult ilma kaamerat liigutamata oleme saanud oma kaadri paika ja oleme põhimõtteliselt valmis oma pildi ära tegema. K30 on palju kasulikke nippe, mis lihtsustavad pildistamist. See oli üks neist. Sensori nihutusega kadreerimine. Kus ta kasulik on? Kasulik on ta makropildistamisel, arhitektuuri pildistamisel, ka stuudios, kus on vaja pildistada statiivi pealt ja kadreerimine on ülioluline.